auto teeb da. Teie ees. Kirill Šukov. Tere, minu nimi on Kirill ja täna me räägime natukene muudest asjadest kui ainult driftist. Driftihooaeg on läbi, kätte on jõudnud sügis. Ja inimesed hakkavad valmistuma talveks. Mõni inimene sõidab talvelaadse autoga suvel, mõni sõidab ainult talvel. Mõnel on auto, mis sobib nii talveks kui suveks. Ja täna me alustame uue formaadiga ja see formaat on selline, kus me kohtume huvitavate inimeste, kellel on huvitavad autod. Ja meie esimene auto on Subaru Forester. Be my guide to another life where you turn my sins into paradise. Hold on to my fear till it turns to spice. When you hold me close and talk to me nice. I want you, you want me. What more could we need? Come and save me. Save me. Step into your arms for a wild ride. Make me feel something as I clear my mind. Pray for your soul like it's all I need. A breath of fresh air. Kutsume autoomanikku. Autoomanik on Henrik, kellega me käisime isegi ühes koolis. Henrik, tule siia. See on Henrik. Tere. Ja räägi meile autost midagi. Pane pausil, keegi helistab mulle. Nii, aga Henrik, räägi, miks ei ole tavaline Subaru? No esiteks lihtlabasel Subarul, mis tänavapildis ringi sõidab ja võib-olla teeb pš ka, ei ole tramm külje pealt kunagi sisse sõitnud ja ei ole taastatud, nii et te ei saaks arugi. Näita, kus kohta tramm sisse sõitis? No, tegelikult on niimoodi, et kunagi see auto arvas, et ta on trammist kiirem ja sõitis trammi ette, kunagi oli süke omanik tal ja siis siit nurgast sõitis tramm sisse, auto kanti maha. Lisaks ma panen 2 pilti, sa vist saatsid mulle juba? Ühe paned üles. Ühe pildi ma panen sellisena, kuidas see välja nägi. Pilt on kuskil ekraanil praegu teil. Ma siit omalt poolt lisaks panen tähele, et tegu tegelikult ei olegi päris hästi äige. See on hästi äi tuled, stange, kapott. Isegi staiendid ustel ei ole? Ei, salong. Okei, salong ja taga on tots. Ehk siis Subaru mehed, ärge väga kurjad olge, aga see on replika jah, kahjuks. Aga Henrik teab vist natukene rohkem rääkida, et replikad ei ole ka ainult välimusest, vaid ka mootori poolt on aidatud. Ühesõnaga see auto alates aastast 2014 on nii-öelda lähiringluses olnud erinevate pereliikmete käes. Ostsime ta avariilisena. Kus see siit lahti käib? Et alates aastast 2014 on see siis meie peres olnud. Ostsime avariilisena, lasime taastada. Vanaisa sõitis selle autoga, siis ta oli täiesti bone stock, a la stiilis Black Veljed ja käruga vedas puid ja mida kõike muud metsast kätte sai. Taluauto. No konkreetselt oligi talus kasutatigi. Ma arvan, et see auto on isegi sõnnikut vedanud mingis eluetapis. Jah. Et mingil hetkel vanaisa aeg siin maa peal sai otsa, siis ema sõitis selle autoga mingi perioodi, ei tea miks, müüsime maha. Ja müüsitete selle maha kuhu? Ei, ostis selle mingi täiesti suvaline eraisik, kes viis selle siis mõnda aega hiljem auto järelmaksuplatsile. Ja siis tänapäeval Baltikaar? Baltikaar, jah, tervitame siinkohal neid mehi. Auto kuulutuse leidsin põhimõtteliselt niimoodi, et töötasin tol ajal kullerina ja tulin töölt koju, istusin Järvevanal ummikus ja lihtsalt lambist see auto jooksis mu Facebook feedi, keegi oli jaganud. Järgmisel hommikul helistasin Baltikaari, broneerisin ära, polnud autot näinudki. No sa ja järgmise päeva õhtuks oli see mul
siis kuskil Männiku garaaži hoovis, kus siis esimene pilk sai auto peale visatud. Vahetusse läks väga palju asju, mis seal katki olid. Ma ostsin selle auto niimoodi, et seal esisild, õõtsad hakkasid kereküljest lahti tulema, kütuselatt lekkis, turbo oli katki, turbotorud, kõik olid katki. Ühesõnaga, kohe sai remonti. Aga mis hinnaga sa selle auto ostsid omal ajal? Ma ei saa. No see oli vist odav. 2200 eurot. 2200 eurot. Kas see auto näeb välja, nagu ta maksaks 2200 eurot? Võib-olla kunagi vist nägi välja, aga enam vist ei näe väga. Enam ei näe, jah. Aga... Ühesõnaga, ja siis ma sõitsin, tegin ta korda, sattusin mingil hetkel tööle Subaru esindusse. Tekkis päris palju erinevaid varuosi juurde, mida on võimalik selle autole veel tellida. Ja siis võimalused avanesid saada osi. Ja hakkasin järk-järgult teda nagu ehitama. Mingi mõte peast tiksus, et tahaks Forester STI-d teha, aga nagu Eestis üks sõidab, nagu päris STI, aga päris STI jaoks sel hetkel raha ei olnud, mõtlesin, et ma teen siis ise. Ja siis nagu tüüpiline olukord ongi, et väga tahan, raha poole tuleb hakata sealt algusest kuskilt. Ja no siis jõudsiski kätte see koht, kus ma tutvusin selle päris Forester STI omanikuga ja temal oli mõte, et tema tahab endal udutuledega ja esistanget ja nii et väga niisugune haruldane. Ma nagu väga pikalt ei mõelnud, ütlesin, et kui jäävad vanad asjad ju riiulisse, et ma ostan siis need vanad asjad ära. Udutuledega tuled, STI stange. Mitte tavaline Foresteri udutuledega stange, vaid Forester STI Ultra Rare. Ei, tema tellis omale. Okay. Mina ostsin talt siis tema vana nii-öelda esiosa ära. Et siis see on see, mida me praegu näeme siin? Jah. Okay. Need on kõik autentsed jupid. Lihtsalt need ei olnud siin enne külje. Jah. Seda ma mäletan pildist, mis ja need olid algselt teist värvi, ma sõitsin umbes tugevalt 10 kuud niimoodi, et mul oli 2-värviline Forester. I wonder if you know how they live in Tokyo. If you see it, then you mean it, then you know you have to go fast and furious. Drift, drift, drift. Fast and furious. Drift, drift, drift. I wonder if you know how they live in Tokyo. Ma arvan, et jah, umbes 10-12 kuud oli see aeg, kus ma sõitsingi 2-värvilise autoga kõik Subaru klubi, kuhu ma mingil määral olen ennast sisse juurinud. Kõik kirusid mind, tee korda, tee ilusaks. Alustame üldse sellest, et Henrik ei ole esimene Subaru, sul on neid olnud äkki 3? No, rohkem. Siis ma mäletan veel, kui ma olin väike koolipoiss, ta õppis minuga samas koolis ja siis ma istusin kuskil klassis, oli talv ja sul oli Impreza. Ja siis ma lihtsalt istun, passin seal laua taga akna kõrval ja siis ma kuulen, et keegi hakkab ketsi tegema. Ja keegi tegi kooliparklas ketsi kogu aeg. Sõõrikuid tegime, jah? Jah, sõõrikuid vabandust. Õppelõhetalt sain kiita. Või siis mitte kiita. Klassijuhatajalt ei saanud kiita. Sain seletuskirja kirjutada. Aga palju sul Subarusi olnud on? Selle kuradi... Jah. Ma ei tea, ma arvan 8. 8 Subaru? 8 või 9 on sellist, mis on olnud nagu kokku nendest tänavallegaalsed äkki 5. Sest ma mäletan, et okei, see hall Impreza oli, siis sa vahetasid selle teise hall Impreza vastu. Oli midagi sukest? Ei. Ei olnud ju? Ei. Okay. Hall Impreza oli 3 Legacyt, siis ma ostsin järgmise Impreza, siis oli üks roheline Forester, siis oli uus Outback, 16 aasta Outback. Okay. Ja siis on see Forester on, aga see Forester on kõige kauem olnud, et põhimõtteliselt on nagu see, et see auto on olnud nagu OG. Et peale seda esimest Imprezat see auto tuli kõrvale. Impreza läks müüki ja siis selle kõrval on need teised autod nagu käinud. Et see on siis sinu käes kogu aeg olnud, sellest ajast saate? Okei. Nii, aga... Ütleme, et sellel autol ei ole asja, mis oleks... Okei, no ainuke asi, mis tal on jäänud teha, sest on käigukast. Aga katus?
no katus ka, jah. No vaat, katus on ka alles. Jah. See ka ei ole üle katuse käinud. Kõik muu on nagu reer. Ja nagu te videost olete juba näinud, siis see ei ole manuaalkast. See on puhtalt sellepärast, et kõiki teisi närvi ajada, sest et see automaat on päris võimeline. Ehk siis kõik tavaliselt kõik on nagu, mul on Subaru, ma tahan endale Subaru, et see võib kindlasti olema manuaalkast. Aga näed, saab hakkama ka automaatkastiga. Aga räägi meile mootorist, sest mootor ei ole ka ju stokk. Mootor ei ole stokk. Ma nägin su seda listi ja see list ei olnud selle panen pärast selle listi. Jah. Aga räägi. 2020 aastal sõitsin sõbraga, ka Subaru omanik Järvevanal, sõitis mul selja taga ja ütles, et mingi hetk pani siseõhu peale, et nii räigelt haises tagant auto, et siuke õlivinguhais oli sees. Siis on okei, et tõenäoliselt on klapisääred jäänud surnud, et mingi hetk tuleb mootoripild ette võtta, et kolises ka juba külmast pääst ja pistonsläpp oli sees. Jälle raha ei olnud, mõtlesin, et fuck, teen ise. Tegingi ise. Kõik võtsin lahti, head sõbrad Corsa Motorsist, siis puurisid ploki läbi. Ja kes kuidagigi vaatab driftimaastikut Eestis, siis teab Corsast nii mõndagi, sest meil on nii mõnegi sõitja toetaja Corsa. Näiteks minu hea tuttav Aavo Vaida, kes on kogu aeg seotud Corsaga. Ühesõnaga jah, Corsa puuris silindrit suuremaks, lõikas klapipesad, taastas blokikaane, vahetas väändasaal, no ühesõnaga full rebuild. Shortblocki pani Corsa kokku, ülejäänud loo siis ladusin ise kokku. Põhimõtteliselt võiks nüüd mootori kubatuuriks lugeda siis 2,1. Aga räägime nüüd natukene ju numbritest autol. Mis tal tehasest on ja mis tal praegu on? Tehasest on sellel autol 0,65 barri rõhku, turborõhku ja 180 hobujõudu äkki ratast, 230 midagi on Ventolist mõõdetud. Aga sellel on peale viimast seadistamist 208 kilovatti ratast, see teeb 278 hobujõudu ratast mõõdetud ja 1 bar boosti, fuel cut on 1,2 barri juures. Okay. Et turborõhku on tõstetud, kütuse graafikuid muudetud, saab rohkem kütust peale, rohkem õhku peale. Turbo on natuke uuemalt VRX-ilt, ka mitte midagi erilist, lihtsalt on piiri peale aetud, loobib leki ja teeb pauku ja see on pigem tehtud selle jaoks, et enda läge oleks, see ei ole nagu efektiivsuse mõist, see on pigem see, et ise on tore. Ühesõnaga, STI kepsud, STI kolvid, suurem õlipump, suuremad pihustid, full catless väljalase, avatud kojaga downpipe. Kui jälgida Hendriku Instagrami, siis kogu aeg on näha kuskil Instastoris, kuidas keegi filmib teda kuskil täiesti kortermaja viimaselt korruselt. Hendrik on sealt kuskil kaugel ja on kuulda pauke ja leeki ja kõike on näha seda. No ühesõnaga, mootor on selles mõttes tehtud selliseks, et ta kestab, tal on ressurssi on tegelikult päris palju. 2-liitrine open deck blokk kannatab kuni 400 hobujõudu iga kell. Miks 400 hobujõudu siis pole? Sest et see käigukast ei kannata 400 hobujõudu. Aga millal käigukasti vahetus tuleb? Ei tule. No käigukasti vahetan ära siis, kui see käigukast üks hetk lõplikult seisma jääb, see plaan on. Et kui see automaat käigukasti üks hetk alla annab, siis ma vaatan, kas võtan järgmise automaadi või ehitan 6-seks manuaaliks ümber. Mis veel? Vermik on ümber tehtud. Näha on jah, et see ei ole tavaline Forester, see ei ole kõrge Forester, vaid on natukene madalam. Minu silmis on alati Foresterid olnud siuksed linnakad, aga natuke kõrgemad. Ja siis nad on kuidagi mitte minust, nagu mitte nii kõrged mulle siiamaani. Ma ei ole kõige pikem kutt, ma olen tavaline. Aga kui ma siit vaatan, õlg. No see on tegelikult ongi Impreza universaalile mõeldud vedrustus, 6 Street Zero A, Jaapanis hästi levinud. Sain väga hea hinnaga kätte, tervitused Sponge Racingule. Tule ei pane siia reklaami, ei? Paneme ikka? Ei pane. Paneme ikka Subaru naudivad. Mulle ei maksta. No okei, no võta välja. Okay. Ühesõnaga täielikult reguleeritavad, pehmus, kõrgus, kaldenurgad, rebound, kõik saab. Ja see on mul aastaringselt talv, jah, sõitsin ka eelmine talv koilidega, jube kolin oli, aga sõitsin. Ma mäletan, mul oli ka kunagi üks auto, mille ma tõin Hollandist ja sõitsin koilidega terve talve. Kevad tuli pani normaalse vedrustuse alla, aga talve sõitsin koilidega. Suured pidurid on pandud. Mina kui mitte Subaru mees, mida tähendab suur pidur? Suur nagu Brembo. Aga kas see on nagu selle tavalise pealt või see on kuskil testi pealt? No need on hästi tehtud pidurid. Ja siis nagu Bemmil on olemas
võtame 36. Sul on väiksed pidurid, on näiteks 2 liitris omad ja siis sa paned suured pidurid, sa võtad üldse 46 pealt 3 liitrise pidurid. Noh, suuremad. Pidurdavad paremini. Ja Pidurid on vaja. pidureid on vaja, sest et hoogu on. Ja number 1 reegel auto tuunimises. Alusta piduritest. Ja rehvide pealt ei tohi ka kokku hoida. Rehvid ja pidurid on tegelikult, mina ütlen, et kui sa hakkad autot ehitama, on esimene asi, sest et sa võid see loo üles saada, kui sa oma Hiina kuradi Sunfull rehviga kuskil vihma käes sõidad, siis... Ära solvad drifti vendi, me kõik sõidame Sunfulliga. No driftist te lähetegi ju selle peale, et te sõidate külge, no see ongi eesmärk. Aga no ma räägin siin pigem siuke kuskil metsa vahel, sõidad öösel, viid kedagi peolt koju või lähed ise peole ja sajab vihma, jookseb kitse tee peale ja sa vajutad pidurit ja mitte midagi juhtuma, see on halb. Ja ka mitte niisama pole vist LED-bar sinna tekkinud. Ütlen ausalt, miks see LED-bar seal on. Sest reflektorid on põlend ja kaugtuled ei näita. Et ei tööta normaalselt vist. Ühe esitule vahetasin ära. Teist ei ole leidnud lihtsalt. Halvadist ja igalt poolt saab kollase põhjaga tulesid, aga ma ei taha, ma tahan neid japsi omasid, mis on ainult kollase pirniga. Et on halli põhjaga tuleb, aga neid ei ole võtta kuskil. Need on ka mingi originaali testi tükid. Need on tavaliselt Turbo Foresti tükid, aga neid tuli ainult 2003-2004 ja ülejäänud tulid juba selle kollase reflektor nurgaga nagu usak. Okei, nii. Aga vaatame, mis rehviga Hendrik sõidab, või vaatame? No vaata. No nii, vaatame, millega Hendrik sõidab meil. Mul hakkas talv. Talvekad. Hendrik sõidab meil Continental Ice 3 rehviga naastud ja äkki on nad isegi värsked. Jah? Küll seal on minu mõõt ju. Võib-olla Hendrik enam ei sõida nende rehvidega, sest mul pole veel talvekaid ja siin on minu mõõt. Show me a real good time. I never asked for the rainfall. I need to shoulder, you showed me nothing at all. It's coming down on me. Water like misery. It's coming down on me. I'm ready rain on me. Aga kuna siiski on tegu vana Jaapani autoga ja Jaapani autol on kohane natukene roostetada, mädaneda. Ei, kus sa lähed nüüd? Tule tagasi, Hendrik, tule tagasi. Hell punkt. Ühesõnaga, ka siin autol on roosted. Ma ei tea, kus see põhja all on, aga tagumised tiivaered. Mis veel? Ei, muu on roostevaba. Roostevaba, jah. Jaapan on roostevaba. Foresteride ja selle ajastu universaalkerega impresade häda on tagasillad ala. Et mul on tegelikult uus tala olemas. Ma ootan aega. Aga see on ka natukene väsinud juba, jah? Ta on selles mõttes, ta on kinni. Veel ei ole lahti? Ta on kinni, ta ei ole veel lahti. Ei ole nagu BMW 36 tagasi? Ei, ta ei tule küljest ära, selles mõttes tal on nii palju neid piki talasid ja risti mingid õtsesse, mis seda niikuinii toetavad seda. Aga alged on, et võiks vahetada. Okay. Tegelikult on tagatiivad 2 aastat tagasi värvitud. Seda on näha. Aga pahtel ju ei roosteta. Võiks uuesti teha. Aga kas selle auto kerega on ka mingid plaanis, kui me vaatame, et igal pool siin on väga palju täkkeid, siin on mõõlikke, siis siin tiival ma nägin väga siuke ujuv. Keretöid otseselt plaanis praegu teha ei ole, et pigem vaatame, mis tulevik toob, et kunagi on plaanis see auto ikkagi garaaži ära panna ja las ta seisab ja pensionisamba auto võib-olla. Jah, pensionisamba auto, aga no Foresteri hinnad ei tõuse nii kiiresti kui Impresade või Evode hinnad, et Foresteri hind võib-olla siin 10-15 aasta pärast on, sul on siuke auto veel alles. Aga mõtle E36, ma ikka surun oma E36, sest nende hinnad on lihtsalt nagu... See on nagu Evode hinnad, nii kui tootmine ära lõpetati kohe 10 tonni hinnal otsa. 4-5 aastat tagasi, ma mäletan, me käisime mingi jääradu sõitmas mingi E30-tega. Praegu on E30 kõige mädasem, mida ma Facebookis olen üldse see on väga õnnelik endale ATV ostis, et ta saab käia merd vaatamas. Äkki saab Foresterit, saab ka käia merd vaatamas. Ühesõnaga, 3,5 tonni maksab kõige odavam E30 tänapäeval. Võib-olla natuke odavam. Kui keegi sellest Foresterist nagu huvitub, et siis tegelikult on ta passiivselt on ta müügis ka. Kohe saame teada, kas see auto on huvitav või mitte. Hendrik? Ära lõhud, siis on sinu oma. Siis on minu oma.
Pole mitte kunagi elus Subarus istunud. Proovime käivitada seda roolilukke. Kütusepumbad töötavad väga hästi. See on poole pöördepill, konkreetselt. Täna proovime sõita käes. Mu esimesed meetrid Subaruga. Ei ole sul madal, on ju? No natukene. Mulle meeldib see skuup juba. Daddy works a long day. He be coming home late and he's coming. Ma tunnen ennast reaalselt väga imelikult siin autos. Esiteks, siin on nagu akvaariumis istuks. Teiseks, skuup. Ja ma ei tea, pole tavaline kuidagi. Omamoodi on veits. Oo. Eraldatud teelõigule, kus ma saan korra gaasi ka vajutada. Reegel number 1 alati. Tähän proovime nüüd, mis asi see Subaru on. Jumala äge on, täiega äge on. Mitte midagi ei ole ja siis kohe sealt on nagu äge. Staadita pauku teeb, sa pead laskma 4000 ära, võtab gaasi täiesti jala pealt ära. Nii, 1000 pööret, kiirus 20 ja nüüd nagu vajutame põhja. Kuna kahjuks kaameral sai aku tühjaks, siis teeme video lõppu telefoniga. Tahaks öelda aitäh, et sa vaatasid seda videot. Pane like, kirjuta kommentaar ja vajuta ka subscribe nuppa. See oli Subaru Forester. Näeme järgmine kord. Ja paku mulle enda autot ka järgmiseks videoks. Aitäh!